Tere meie poolt. Meie oleme Eesti Eelestandlase Ühingu juhatuse liikmed Elis Rindar-Surt ja Miia Kattel. Ja täna räägime siis eelestandluse sündroomist ja ühingu loomisest. Ja enne veel siis panen ette ühe tsitaadi, et kui uurida eelestandlusi kohta internetis, siis tihti jõuab sellise tsitaadini. Et see on siis USA meditsiiniülikoolis õpetatakse arstitudengitele, et kui te kuulete kabja plaginat, siis mõelge hobustele, mitte sebradele. Ja täna seisan mina siin kui juhatuse liikme rollis, siis ka teises rollis olen mina arstitudeng ja ka meile põhiõppes õpetatakse, et sagedamini esinevad sagedamini ja ärge neile mõelge, et need on liiga haruldased, need on harvikhaigused, mõelda ikka sagedasemini esinevatele haigustele. Aga lähme siis ühe sebra juurde, ehk siis eelestandluse sündroom. See on justkui natuke nagu vihmavarju termin, mis koondab siis endas 2017. aasta klassifikatsiooni järgi 13 alatüüpi, hiljem juurde kirjeldatud siis 14. alatüüp. Panen need korraks ette ka kõik, siin on siis kõik need alatüübid ja siis meie organisatsioon esindab ka hüpermobiilsuse spektrihäiret, mida küll ei loeta eelestandluse sündroomi alla, kuid siiski sellel on sarnased sümptomid ja ka sarnane käsitlus. Ja nagu te näete, siis väga paljud alatüübid on äärmiselt haruldased. Meie siis täna räägime rohkem hüpermobiilsest alatüübist, mis on siis kõige sagedasem. Ja see on ainukene alatüüp, millel ei ole teada geneetiline marker, ehk siis diagnoos põhineb kliinilistel kriteeriumitel. Ja siin on ka siis Beichtoni kriteerium, mida hetkel veel kasutatakse siis hüpermobiilsuse hindamiseks. Ja hüpermobiilne eelestandluse sündroom moodustab siis 89% kõigist juhtudest. Ja nendel kõikidel alatüüpidel on siis natukene iseloomulikud sümptomid, 3 sükest peamist sümptomit, mis iseloomustab peaaegu kõiki alatüüpe, on liigeste ebastabiilsus ja hüpermobiilsus, naha hüperelastsus ja sihuke haprus ja kuna sidekude on kõikjal kehas, siis on multisüsteemne haigus, mis haarab peaaegu igat kehaosa ehk siis ka väga suur organsüsteemide haaratus. Et ma panengi ette, see ei ole lõplik nimekiri, aga see on nimekiri siis kaasnevatest haigustest või sümptomitest, mis siis eelestandluse sündroomi korral võib esineda. Et see nimekiri tõesti näitab, kui multisüsteemne haigus on. Ja, tere ka minu poolt. Minu nimi on Miia Kattel. Olen ühingu asutaja. Olen noor 22-aastane inimene, kuid olen jõudnud punkti, kus pean oma elu kohandama haiguse seatud piiride, mitte enda tahtmiste ja soovide järgi. Eelmise aasta kevadel sain hüpermobiilse eelestandluse sündroomi diagnoosi. Esimesed märgid ilmnesid juba lasteaias. Iseloomustustes kirjeldati pidevalt tugevat unevajadust, sügavat sisemaailma ja mustvalget sooritusstiili. Uuringute põhjal esinevad ATH ja autismispektri häire EEDS-i korral 5-10 korda sagedamini kui üldpopulatsioonis, mistõttu on nende seoste märkamine oluline. See, mida peeti iseloomujoonteks, oli tegelikult närvisüsteemi eripära ja sidekohaiguse varajane avaldumine. Esines ka seletamatuid seedekaebusi ja allergilisi reaktsioone. Kurtsin emale korduvalt seistes tekkivat valu ning istusin toolil sageli alati istmele tõstetult. Praegu siis mitte viisakuse eesmärgil. Tõenäoliselt seda siis varasemalt ka ortostaatilise ebamugavuse ja liigeste ebastabiilsuse tõttu. Perearsti peamine vastus oli, et küll väga kasvab välja. Ei kasvanud. Sealt edasi ka põhikoolis tundsin end sageli teistest erinevana. Aja jooksul märkasin endas autistlikke jooni, kuid tol hetkel ei osanud sellele nime anda. Koolis oli raske keskenduda, õppida ja lugeda. Tagantjärele mõistan, et see oli kombinatsioon kroonilisest väsimusest, valust, vereringe häirest, nägemisprobleemidest ja kõigest muust, mis EEDS-iga kaasneb. Hüpermobiilse lapsena suunati mind spordialadele hoolimata korduvatest vigastustest. Liikumine oli omamoodi toimetuleku viis. Aja jooksul muutusid nähtavaks ka füüsilised eripärad. Veniv nahk, hüpermobiilsed liigeelsed, hematoomid ning ortaatilisele talumatusele viitavad sümptomid. Abi hakkasin sihipärasemalt otsima 23. aastal, kui sümptomid järk-järgult süvenema hakkasid. Olin küll varemgi korduvalt arstide poole pöördunud, kuid kaebused taandati enamasti depressioonile või ärevusele. Ka reumatoloogi visiit ei toonud sel hetkel sisulisi vastuseid. Tolleaegne arstitudengist elukaaslane oli esimene, kes posturaalset ortostaatilist tahükardiasündroomi kahtlustama hakkas. Ise edasi uurides samastusin üha enam teiste POTS-i patsientide kogemusega.
Kuna POTS on sageli seotud HEETS-i ja nuumrakkude aktivatsioonisündroomiga ehk siis MCAS-iga, jõudsin ka nende võimalike seosteni. Alguses arvasin, et mul on vaid POTS ja MCAS, HEETS tundus liiga haruldane. Pöördusin perearsti poole, kirjeldasin oma sümptomeid ja POTS-i kahtlust. Mõned saatekirjad sain alles tugeva palumise peale ning ka neile lisati märkus, et patsiendil on kinnisidee haigusest. Võite ette kujutada, millise eelhäälestusega mind visiitidel vastu võeti. Vabandust. Pidin tohutult pingutama, et keegi mu kaebusi tõsiselt võtaks. Mäletan, kuidas tulin peaaegu iga vastuvõtu järel nuttes koju ja ütlesin, ma enam ei jaksa. 2024. aasta sügisel tekkis mul pärast propanolooli võtmist külma õhutoimel kliinilise pildi alusel mitte IgE vahendatud anafülaktilise reaktsiooni sarnane episood. MCAS-i korral võib külm õhk olla vallandaja ning beeta-blokaator vähendada organismi kompensatoorset adrenaliini vastust. Soojast külma minnes tekkis äge hingamisraskus. Kõri ahenes, hingamine vilises, tekkis külm higi ja tugev valu sissehingamisel. Ma ei julgenud kohe abi kutsuda. Lootsin, et see möödub. Ei möödunud. Võin edasi lugeda. Emale helistades ütlesin vaevu rääkida suhtes, et ma ei saa hingata. Tema kutsus abi. Kiirabi jõudis umbes 30 minutiga, kuna olukorda tõlgendati ärevusena. Selleks ajaks oli reaktsioon osaliselt taandunud, nagu mitte IgE vahendatud reaktsioonide puhul sageli juhtub. Epikriisis seisis noor naine, paanikahoog, terviseärevus. Reaktsiooni võimaliku mehhanismi ehk propanolooli ja MCAS-i koostoime mõistsin alles hiljem ise uurides. Olukord oli potentsiaalselt eluohtlik, kuid kõige enam mõjutas mind see, kuidas mind käsitleti. Pärast seda olin oma viimase piirini jõudmas. Olin ju sisuliselt valmis seal samas ära lämbuma, peaasi, et ei peaks enam meditsiinipersonaliga kokku puutuma. Olukorra tõsidust mõistes mainis elukaaslane Tartu Ülikooli Kliinikumis tegutseb harvikhaiguste kompetentsikeskus. Täitsin keskuse kodulehel pöördumise avalduse ning sain positiivse vastuse. Mind kutsuti 25. aasta alguses geneetiku vastuvõtule. Läksin vastuvõtule hirmuga, olles vaimselt valmis järjekordseks negatiivseks kogemuseks. Tegelikkuses oli see esimene kord, kui tundsin, et mind päriselt kuulatakse ja tahetakse aidata. Olen selles siiralt tänulik. Vastuvõtul tehti põhjalik kliiniline hindamine ning juba enne, kui arst seda otsesõnu mainida jõudis, sain aru, et kahtlustatakse HEETS-i. Iga täitunud kriteeriumi järel oli raske uskuda ja see kõik minu kohta kehtib. Olin ju POTS-i kohta uurides ka HEETS-ist lugenud, kuidas ma ise varem aru ei saanud. Aga kui oled terve elu elanud kroonilise haigusega, ei teagi sa, mis on normaalsus. Sa arvad, et igapäevane valu, väsimus, halb enesetunne ja kogu HEETS-iga kaasnev sümptomite spekter ongi tavaline elu ning et sa ju siis lihtsalt ei pinguta piisavalt. Kui sümptomeid aastaid pisendatakse, hakkad lõpuks neid ka ise minimeerima, kuni ühel hetkel ei oska enam vahet teha, mis on tavaline ja mis tegelikult ei ole. Pärast vereproovi andmist ja 3 kuu pikkust ootamist sain geenitesti vastuse. Teiste HEETS-i alatüüpidega seotud patogeenseid variante ei tuvastatud, kliiniliste kriteeriumite alusel kinnitati diagnoos. Hüpermobiilne Ehlers-Danlosi sündroom. Diagnoos tõi korraga kergenduse ja leina. Kergenduse, et ma ei kujuta enda sümptomeid ette ning leina kroonilise ravimatu haiguse pärast. Arvasin, et diagnoos muudab süsteemi suhtumist. Eksisin. Jah, ma oskan nüüd paremini endast seista ega lase kogu sümptomaatikat enam psühhosomaatikaga appi lükata, kuid praktilises plaanis ei ole väga palju muutunud. Arstide vahet käimine ja info otsimine on endiselt nagu täiskohaga töö. Teadlikkus HEETS-ist ja selle kaasuvatest seisunditest on meditsiinipersonali seas jätkuvalt piiratud. Kõik see kogetu näitas, kui paljud patsiendid jäävad süsteemis üksi ning kui madal on teadlikkus. Eelmise aasta alguses tegin Facebookis kinnise Ehlers-Danlosi sündroomi tugigruppi, kus tänaseks on täpselt 160 liiget. Jagasin sotsiaalmeedias avalikult ka oma kogemust ning HEETS-i puudutavat infot. Septembris avaldas Anne ja Stiil minu kogemuse kohta artikli, mis valiti hiljem aasta parimate lugude hulka. Eelmise aasta augustis asutasin Eesti Ehlers-Danlosi ühingu. Praeguseks on valminud veebileht, mida järk-järgult täiendame.
Loodud on ka sotsiaalmeediakanalid ning aasta lõpus alustasime ametlike liikmete vastuvõtmist. Nüüd veebruaris toimus veebikohtumine maailma suurima AIDS-i organisatsiooni Taylor Stanley Society'ga, kes väljendas valmisolekut ja huvi edasiseks koostööks. Kevadel avaneb võimalus liituda AIDS ja HST Global Alliance'iga, rahvusvahelise võrgustikuga, mis toetab koostööd, teadustegevust ning rahvusvaheliste ravijuhiste arendamist. See on siis meie koduleht. Võite uudistama minna. Eestis puudub ametlik ravijuhis AIDS-i, HST ja kaasuvate seisundite käsitluseks. Multisüsteemse haigusena killustub käsitlus eri erialade vahel ning sageli puudub tervikvaade, mis arvestaks haiguse süsteemset iseloomu. Praktikas tähendab see, et patsient toimib sageli iseenda ravikoordinaatorina. Pädevate arstide leidmine on keeruline ning teadlikkus AIDS-ist on ebaühtlane ja väga piiratud. Sageli sõltub käsitlus arsti individuaalsest huvist ja valmisolekust teemasse süveneda. Ka ravimite kättesaadavus on piiratud. Näiteks MCAS-i ravis kasutatavad ravimid nagu fexofenadiin, famotidin, ketodifeen ja natriumkromoglükaat ei ole Eestis süsteemselt kättesaadavad. Probleeme esineb ka töövõime puude hindamisel, kus patsiendi tegelik funktsionaalne seisund ei kajastu alati terviklikult dokumentatsioonis. Kui meditsiiniline dokumentatsioon on puudulik või ebatäpne, mõjutab see otseselt hindamistulemusi. Vaja oleks teaduspõhist ravijuhist, multidistsiplinaarset koostööd ja koordineeritud käsitlust, mis võimaldaks varasemat äratundmist, paremat ravi kättesaadavust ning väiksemat halduskoormust patsiendile. Lisaks meditsiinisüsteemi arendamisel on oluline tugev tugivõrgustik ja toimiv kogukond, et ükski AIDS-i või HST-ga inimene ei jääks üksi. Eesmärk on süsteem, kus patsient ei pea olema iseenda arst, koordinaator ja advokaat. Ja selleks, et see jääks ainult meie kogemuseks, tegime ka küsimustikku siis tugigrupi liikmete seas. Hetkel oleme saanud 32 vastust ja üks küsimus, mida me küsisime, mida me mõtlesime, et me räägime, on see, et me küsisime, kui peaksid kirjeldama oma teekonda 3 sõnaga, siis mis need 3 sõna oleksid. Ja nendest vastustest joonistus välja ilus muster, et need 3 sõna olid kurnav, pikk ja mis me eelmises ettekandes õppisime, meditsiiniline sohutamine. Ja siis me tahaksimegi lõpuks öelda, et jah, me ei vaidle vastu, et haigused esinevad sagedamini, siis mõnikord kabjaplanginat kuuldes see tõesti on sebra. Ehk jah, harvikhaigus on harvikhaigus, siiski harvikhaigusega patsiente on kokku nii palju. Ja me tahaksime ka kõigile südamele panna, et olete meditsiinitöötaja, sotsiaaltöötaja, pereliige, tugiisik, et iga diagnoosi taga on ikkagi eelkõige inimene. Meie täname kuulamast ja küsimuste või mõtete korral kirjutage meile. Ja aitäh, tüdrukud Taylor Stanley ühingu asutajad Miia Kattel ja Els Riin-Taresõõrt. Kas meil on saalis inimesi, kes tahaks nende tublide ja julgete tüdrukute käest küsida? Käsi tõuseb. Kas sinna mikrofon antakse ka? Ja, suur tänu väga toreda ettekande eest ja selle sohutamise ja kirjeldamise eest. Ja mina tegelikult küsisin kliinikumi arenduskonverentsilt küsimuse, mida teha selliste patsientidega, keda keegi uurida ei taha. Et kõik spetsialistid ütlevad, et sa ei kuulu meile. Ja üks lugupeetud professor, ma küll olen ka ise ülikooli professor, vastas mulle, et sisearsti juurde. Et nüüd on küsimus teile, mida teie arvate? Kas sisearst on õige inimene, kes peaks tegelema Ehlers-Danlosi sündroomiga patsientidega või keda te näete, kes võiks olla see meditsiinispetsialist, kes võiks olla see, kes jälgiks tegelikult sellist patsienti? No ühesõnaga ma arvaks, et esmane on ikkagi perearstide teadlikkuse tõstmine, et perearst võiks olla see inimene, kes ikkagi märkab algselt neid sümptomeidki, et juba see, et see patsient saaks selle diagnoosi, et see vastutus võiks olla ikkagi perearstil. Jälgimise osas, no ma arvan, et meil mõlemal on ka sisearstidega kogemusi, et sealt ei ole olnud väga sellist nagu jälgimist või suunamist, et võib-olla reumatoloog, et selles mõttes, kuna see liigeste probleemid on üks suur osa, et siis reumatoloogid võib-olla võiksid olla need, kes jälgiksid. Mis Miia, mis arvad? Ja ma olen täitsa nõus, et selles küsimustikus ka, no enamus sealt
on haigust kahtlustav, AIDS-i kahtlustav isik siiski patsient ise, kuid nendel kordadel, kui selleks on olnud meditsiinitöötaja, arst, siis pooltel juhtudel on olnud see geneetik, pooltel juhtudel reumatoloog. Ehk siis reumatoloog võiks olla see inimene, kes ka siis edasi nende AIDS-i patsientidega tegelikult süsteemsemalt tegeleda võiks. Veel küsimusi siin saalist? See on pigem nagu kommentaar tegelikult, et üks oluline asi selliste harvikhaiguste puhul, mida te mainisite ka, on epikriiside kvaliteet, terviseandmete kvaliteet, sest just töövõime hindamisel saavad need määravaks ja ka Sotsiaalkindlustusameti ekspertarstide teadmised sellistest harvikhaigustest on üsna väikesed ja siin võib saada just takistuseks see, et seda töövõimet ei hinnata nii, nagu tegelikult patsient seda tunneb. Nii et ka üks asi, mis südamele panna, et kui arsti juures käia, patsient ise saab jälgida, et kas kõik kaebused said korralikult dokumenteeritud ja meditsiinitöötajatele ka teine asi südamele panna, et tõepoolest ka dokumenteerida need, et see edasine teekond sealt läheks natukene sujuvamalt. Saalist. Küsin mina, siin on tulnud Slido kaudu küsimus. Teil on ühingul väga konkreetsed eesmärgid. Kuidas tunnete, kas midagi on juba saavutatud või liikunud paremuse suunas? Ma ütleks juba see, et kui mina kunagi diagnoosi sain, siis ma tundsin ennast täiesti üksinda, et ma ei teadnud mitte kedagi teist, aga juba see, et inimesed on saanud, need teised inimesed enda kõrvale, et kellega kogemust jagada, ideid vahetada, küsida abi, mis on neil aidanud, mis ei ole neil aidanud. Et ma arvan, see kogukond on juba see suur võtmesõna ja meil on seda kogukonda juba tekkinud. Ja ma olen väga nõus. Ka mina, kui ma sain diagnoosi, ainukesed materjalid, eestikeelsed materjalid, mis sellest haigusest olid koostatud Elise poolt. Ja Elisega sain ka kontakti läbi geneetiku, et muidu ma võib-olla ei olekski leidnud sama diagnoosiga inimest. No ja sellest tulenevalt tegin ka siis selle Facebooki grupi ja lõin hiljem ühingu. Milline oleks ühingu üks soovi jõuluvanale ehk esimene ja suurim soov, mida soovite, et saaks täidetud? Ja suur tänu öeldakse ka, et jagasite oma lugu ja seda. Aga mis oleks see suurim soov jõuluvanale? Teadlikkus. Teadlikkuse tõus. Nii meditsiinipersonali kui ka tavainimeste seas. Et see minimeerimine on tegelikult tohutult ebaõiglane. Ja ma ütleks ka tegelikult, et kui võtta see hüpermobiilne alatüüp, siis hetkel seda veel loetakse harvikhaiguseks, kui arvatakse, et see tegelik esinemissagedus on nii palju kõrgem, et ta ei pruugigi üldse harvikhaigus olla, et ta lihtsalt nii aladiagnoositud. Siin saalis äkki mõni küsimus vahepeal kellega tekkinud? Kui ei, siis ikka. Et kuna me räägime patsiendiorganisatsioonidest ja nende võimestamisest, kas teil on plaanis ka astuda Eurordise liikmeks, et ollagi Euroopa katusorganisatsiooni liige? Ja me oleme arutanud neid erinevaid välismaa võimalusi ka, et üks on see Elest Annus Society, mis on nüüd natuke rohkem käega katsutavam. Kindlasti oleme ka tegelikult juba EPI-kojaga suhelnud, et ka sellest organisatsioonist huvitatud ja kindlasti tutvume ka teiste patsiendiorganisatsioonidega Euroopa tasemel. Aitäh teile, Elest Annusi ühingu asutajad Miia Kattel ja Elsriin Taresurt.